tere päevast. Päev on, ma ei tea tegelikult, 9. jaanuar ja me jõudsime just maailma kõige ilusamasse ööbimiskohta või nagu need vaatajad. Ühesõnaga me lendasime Phuketilt siia siis ja see ööbimiskoht, ma näitan teile lihtsalt, mida ma seletan. Ja olgu öeldud, et Koh Samui on olnud siuke saar, kuhu ma olen tahtnud tulla aastaid ja aastaid. See on tundunud alati nii siuke ilus ja on mul olnud bucket listis pikalt, nii et ma olen siin lõpuks ometi ja ma näitan teile ööbimist. Meie ööbimise vaated siis lihtsalt täiesti paradiis. Siia tulemine muidugi oli paras sõit, ütleme nii. Nii et ma ei tea, kuidas me hakkame siin liiklema, aga nagu kujutage ette, et me lihtsalt istume siin terrassil ja naudime sellist vaadet. Ma olen overwhelmed sellest ilust. Ja siis siin on kõik suured läbipaistvad aknad igal pool. Nagu kujutage ette, et ärkate hommikul üles ja teid vaatab vastu siuke vaade. Crazy! Ma olen nii tänulik lihtsalt praegu selles hetkes. Ja siis siin on lihtsalt see pesemisnurk, vets, ruumikas vähemalt, hommikumantlid, nii peeglike, aga lihtsalt mul ei ole sõnu, kui ilus siin on. Mul ei ole sõnu, varsti ma võtan teid kaasa basseini alale, aga me pole veel isegi jõudnud vaadata. Nagu täiesti crazy, aitäh elu ja aitäh Hanna ise endale, et sa näed vaeva, et sa saaksid selliseid reise ja hetki endale lubada. Ja nüüd, poisid ja tüdrukud, mehed ja naised, ma näitan teile seda basseini vaadet ja see on ka nagu täiesti crazy. Vabandage, üle voolavaid emotsioone. No palun. Ja nagu ma olen käinud reisimas on ju enne ka ja päris paljudes kohtades, aga selliseid vaateid ei kohta iga päev. Ja siin on bassein number 2. Tahaks juba siia sisse hüpata. Ma käisin pesemas ära ja nüüd ma ootan mammut, et me saaksime sööma minna. Mõtlesin, ma teen teile kiire kokkuvõtte sellest, mis vahepeal toimunud on, sest et ma tunnen, et ma ei ole pikalt midagi rääkinud siin. Käisime Phuketil siis siukses kohas nagu Headspa on ju. Me võtsime mingi full paketi. Ma panen teile screenshot, et mis selle paketi sees oli ja palju see maksis. Ja ma võiks seda praegu vaadata. Kontrollisin faktid üle. Ühesõnaga, see maksis meie jaoks mingi 56 eurot. See algas näomaskiga ja siis meil tehti juustehooldust ja minu jaoks oli see meeli ülendavalt hea. See oli reaalselt, ma arvan, mingis kõige relaxingumaid kogemusi, mis mul üldse elus on olnud. See oli lihtsalt täiesti legendaarne. Mammule veits ei meeldinud see, et nagu juustest tõmbumine või midagi siukest, aga esiteks ma arvan, et see sõltub mega palju tegijast ja me olime samal ajal on ju kõrvuti, ehk siis ma ei saa hinnata tema kogemustest, et ma ei tea, kas meil on, sa võid teha, kas meil on mamma paneb kreemi, sa võid siin teha. Ja siis ühesõnaga, kui te tulete keegi Taisse, siis ma täiega soovitan võtta seda Headspaad. Ja me võtsime mingi 2 tundi ja 15 minutit kestis meie kogu see full hoolitsus. Ja mul pole sõnu, ma läheks uuesti. Mis seal veel tehti? Alustati põhjalt pandi naamas, see ei või? No enne mu masseerit räägnud. See massaaž oli ilimõnus, ta masseeris nagu ülakeha ainult, siit kuni põhimõtteliselt rinnani ja käsi ja ärk, aga see nagu, ma mõtlesin, et kurjam, need tainaised on ikka head oma kätega. Võib-olla need esimesed emotsioonid on üle läinud, aga ma tõesti terve aeg lihtsalt mõtlesin, et ma ei tea, kas ma olen midagi nii lõõgastavat oma elus kogenud ja lõppes sellega, et pesi juuksed ära
ja föönitas juuksed ära ja minu jaoks 10/10 kogemus, võin panna siia selle koha ka, kus me käisime, kuigi ma arvan, et neid on mega palju siin. Ja siis pärast seda oli see paaditripp, mida ma näitasin ja siis täna me tulime siis siia, onju, lendasime Phuketilt otselennuga siis Koh Samuile. Issand, me oleks peaaegu võinud oma lennust maha jääda ja seda on juba juhtunud 2 korda järjest. Eelmine kord, kui me tulime, kust me siis tulime eelmine kord? Koh Lippelt, ei, Phuketile. Hati eest me oleks jäänud hiljaks, et Phuketile lennata ja nüüd täna me küll hakkasime piisava varuga nagu sõitma või taksot tellima. By the way, Bolt töötab siin ka, me olime väga üllatunud, aga ühesõnaga Bolti tellisime. Ja kas töötab jah? Tellisime Bolti ja siis mingi 6 tüüpi vähemalt järjest lasid meid üle. Ootasime mingi 10 minutit ja takso oleks pidanud kohe kohale jõudma ja siis tühistas. Ja siis tellisime veel mitu korda. Ja siis oli veel siuke error, et me vaatasime, et ta ütleb, et takso on kohale jõudnud. Ja siis läksime nagu kohvritega sinna. Ja sealt tuli üks motikas ja ma olin mingi 20 sekundit täiesti šokeeritud, et ma kogemata tellisin meile suurte kohvritega lennujaama minekuks motika. Tellisin autoga, lõpuks kedagi ei tulnud ja siis lõpuks mingi pool tundi ootasime seda autot, kuni me siis väga napilt jõudsime lennujaama, sest et siin need ummikud ja see liiklus on ikka nagu something else. Ja see Koh Samui lennujaam oli täiesti, meile andis see, pole kunagi käinud, aga andis Hawaii vibe'i ja mammu, et te kõik teaksite, mammu bucket listis järgmine koht on Hawaii. Ma olen kaasa võib-olla. Jah, kas on veel midagi, mis vajab märkimist? Mis meil? Ja selle koha märksõnad, mis meil on siis, mida me siit tahame? Oota, võtan Phuketi kokku. Phuket, mitu punkti 10-st? Me andsime juba ju. Ei, see oli Sainule ütlesime. Jah, aga ma arvan, ma jään selle juurde, et see andis meile selle Fiibi asja. Oota, Koh Lippe on 10/10 Koh Lippe oli 12/10 jah? Okei, Koh Lippe 12/10. Ma annan 10/10, sellepärast et see tänav oli veits, see põhitänav oli veits siuke. Või nagu see oli äge, aga see oli nagu... Jah. Ma annan 10/10, see on päris aine. Ammul 12/10 ja Phuket minut saab ja meil mõlemad siis 6/10. Nagu seal on kindlasti mega palju ilusaid kohti, mida me avastasime nüüd enne äratulekut. Üks Phuket ilusamaid randasid pidi olema Freedom Beach. Ja me ei jõudnud sinna ja tegelikult tuli välja, et see oli jalutami 13 minuti jalutuskäigu kaugusel. Ehk siis nagu veits siuke loll tunnen, et see on nii lähedal ja me ei käinud seal. Ja ütleks, et võib-olla järgmine kord, aga ma arvan, et Phuket on siuke koht, kuhu ma ei lähe kunagi. Nagu siia ja Koh Lippele ja ma arvan, et siin on nii palju ägedaid saari, kuhu ma tuleks tagasi ja arvatavasti tulen tagasi, aga Phuket on no-go. Aga jah. Phuketi juures oli jah see, et me saime selle, see oli küll mega turistikas need Phi Phi Islandi ja Maya Bay läbi käia, aga seda ei kahetse ja mammu sai endale väga ilusa joogitupsi. Näitad või? Või hiljem? Okei, kunagi võib-olla, või näitad kohe? Okei. Ennast ei näita? Ei ole. Meil eile oli väikene intsident. Ühesõnaga me läksime kraaklema eile ja me käisime õhtul eraldi kohtades. Aga jah, ma räägin sellest ka siin ausalt, sellepärast, et võib-olla kui teie ka käite enda sõprade või sõpruskonnaga reisil, siis nagu tõenäoliselt tuleb seal üles mingid lahkhelisid vahepeal, aga mis on oluline, on see, et me saime sellest üle ja oleme praegu koos siin ja mida iganes see jääb eelsesse päeva. Ja nüüd, oh my god, kui nunnu. Vaata, mis on see seal, ettevaatlikult lahti. Mis mõttes? Lätsin ära üksituks. Oota, rahvas kõigepealt. Saate aru, see ei ole kahjuks minu oma, tahaks, et oleks. Võtan selle endale, kui ta magab. Aga vaadake seda. Nagu see on official või? See on nagu päris. Okay. Starbucksi ja Stanley collaboration. Kas sa ei olete midagi nii armast näinud või? Ma sain jõuludeks tavalise Stanley, aga see on next level. Sellega poolest aitäh jõuluvõnal, kes tõi mulle tavalise Stanley. Olen väga tänulik, aga vaadake seda värvikombot! Kas see jõuluva nimi oli Egert Tumingas või? Ei, kusjuures see oli mu pere ja Lissu oli see, kes ütles, et ma tahan seda nagu. Nii et see oli väga armas. Nii ja siin sees ma näitan veel, mis ta on endale kokku krahmanud. Krahmanud, sul on endal ka nüüd? 2, üks on kingitused jah? Üks on seal. Okei, ühesõnaga ma ei mäleta, ma näitasin vist teile, me istsime Koh Lippelt.
ja need on Mari-Liisi jõekestele, kui vaatate mu videod. Ainu vaatab või? Tervitused Anne või Elaki? Ma ei tea, kas nad Elaki kindlasti. Ma loodan, et Ainu oled kätte saanud, muidu ma spoilen. Arvatavasti oled, siis ma panen selle video üles arvatavasti 2 aasta pärast, aga vaadake, kui nõinad lihtsalt. Ma tahan ka minna Starbucksi, äkki siin on ka midagi sellest. Ja me oleme reisi algusest saadik otsinud endale veetopse, nagu ma ei mõelnud, et see peab olema nii ekstra kui see. Aga, näita seda roosat, seda kõrka. Vaataks seda kõrrekest. Me oleme jõudnud paradiisi, nagu nii lahedad valikud. Me hakkame siin iga päev käima. Pole veel toite maitsnud, aga juba saime aru, et hakkame. Inimesed, kokkuvõte. Me oleme jõudnud paradiisi. See söögikoht ja need valikud ja okei, me ei ole veel midagi maitsnud. Aga need valikud lihtsalt nagu värsked mahlad, kõik erinevad sorti, siuksed toidud, mamma mia, me reaalselt oleme iga päev siia ja jah. Ja nii, see kohviku vibe on see, et see meenutab mulle väga Bali, aga nagu lihtsalt vaadake seda, miks mul ei ole siuke töö, kus ma lihtsalt istun oma läpakas sellise vaate ja selliste söögivalikutega ja mulle ma antakse raha selle eest. Manifesteerin. Eelroog on serveeritud, mingi roheline mahl. Ma ei tea, mis siin sees oli, aga üks oli sellar. Sellar, keil ja ma ei tea. Ühesõnaga. Matcha, kohvi. Mul on viimane kohvipäev, siis seal tuleb detox. Ja siis selline vaade. Halleluuja! Au see matšan pärast mahla maitsemist. See ei peaks olema puhas sellari mahl nagu kirjelduse järgi. Aga nii mina kui mamma me kinnitame, et see maitseb nagu puhas sellarimahl. Ja mina ja sellari puhas, nagu ma olen sellarimahla joonud, aga alati kas mingi ananassiga või nagu siuke segu, vaata, et see on nagu siuke seminormaalne, aga puhas sellar. Not my favorite, aga okei, mu keha tänab selle eest, mu keha on tempel. Aga homme võtan mingi teise mahla. Okei, palun vaadake seda, ma ei tea, miks ma seda ei tellinud, aga see näeb perfektsus välja. Homme tellin selle või mõne muu pooli ja minu oma selle kõrval näeb õnnetu välja, aga muidu tundub hea. Ja tisu! Tulime massaaži, on ju, mis kuidas mu nägu on, aga ühesõnaga. Oota, ma pean teile näitama plussid võitud. Kus ma parem võiks näidata? See on nagu mingi, ma ei tea, müts. Pärast jalutuskäika välja teenitud hommikusi sellise vaatega. Not bad, me istume siin niimoodi, lamame põhimõtteliselt nende söökide kõrval. Siseneme ühte väga kaunisse kohta, kus me läheme õhtusöögile ja me jäime hiljaks peaaegu tund aega, sellepärast meil oli taksodega jamasid. Okei, kui see ei ole kõige ilusama vaatega õhtusöök, siis ma ei tea, mis see on. Päikese loojang, vesi suliseb siin all ja siuke vaade. Rääkinud on see, et see ööbimiskoht asub mingi haige asukoha peal. Iga jumala kord me peame mingit haiget mäge üles kõndima. Nii et here we go. 100. korda jälle. Eile ka mingi koti õhtukleitidega. Siit üles tatsamas.
ja siit vist ei ole aru saada, kui kaldus see on. Teil on hea motikaga ja minge. Me panime hommikusöögiks aja ühes väga ilusas kohas ja me tahtsime jalutada enne seda oma sammukesed täis või vähemalt tund aega jalutada, aga me oleme vist nüüd graafikust maas. Nii et me jalutame pool tundi enne hommikusööki ja pool tundi pärast ja siis päeval on meil planeeritud üks jetski tuur, mis tundub mega äge. Aga ainuke asi, mis tundub veits hirmus praegu on see, et ülituuline oli, kui me välja astusime. Nii et loodame, et kõik toimub ja kõik läheb hästi ja ülipilvine oli ka, kuigist muidu on kogu aeg ideaalne ilm olnud. Aga eks ma hoian teid siis kursis. Nii me jõudsime kohale ja siin on üks väga instagrammable spot, mis siin restoranis on Kohsamuilses. Ma olen näinud päris palju pilte siit, väga mega vaatud ikka. Ja siis restoran ise. Nii, ja ka mina tegin oma kohustuslikud instapildid. Siin ära võite mu instast vaadata, kas läks midagi ülesse. No mega. Lürbime siin oma värsket mango shake'i. Joome kohvi ja lihtsalt jälle see hetk, kui ma mõtlen. Mul on nii tänulik ja tänulik! Okei, megad vaated on siin ja see haik siia oli täiesti kohutav. Mäest üles, läbi merjaku kohale jõudsime, aga nüüd on see minevik ja me ei mõtle sellele. Ma näitan teile kohe meie vaadata. Ja meie hommikusöök on serveeritud. Me võtsime aitäh selle ilusa lisandi eest, jõulukaunistuse eest, mis sa siia panid. Aga ühesõnaga mango shake'id, ma võtsin frappe, ma ei teadnud, et see on mingi vahukoorega plaust, aga okei. Ühesõnaga, mango shake'id, mammul on maailma parim matcha latte ja siis avocado toast ja breakfast burrito ja tishu. Kui te mõtlete, kuidas meie ilm on enne pooditripile minekut, siis selline ja ülituuline ja ülivihmane. Valisime hea päeva, selleks olgu öeldud, et ükski teine päev ei ole sadanud. Ja ma tean, kuidas Ekule meeldiksid need lained, sest ta on täiesti hull lainete järgi. Ja siin on räige teemas, et seda kanepit müüakse igal pool on ja 2022 oli see legaliseeriti kanep Tais on ja see on igal pool ja Phuketil eriti see nagu kanepi hais on nagu igal pool. Ja me tulime väga siukse nuinesse kohvikusse on ju, kus oli healthy food kirjutatud. Meie tulime, tellisime oma toidud ja siis see teenindaja võttis meie tellimust ja samal ajal koputas akna peale keegi. Ja tuli välja, et see kohvik on koos selle Weed Shopiga ja nüüd ta läks seda tellimust vormistama seal kanepipoes ja siis tuleb tagasi. Aga siit saab kohvi ka osta. Nii, sa saad osta kohvi ka väikse grammi kanepiga. Mammu võttis selle ja ma võtsin ühe tellisime endale take-away kohvikust ja see on nii naljakas, sest nad panevad oma nagu kõik asjad nii kilekottide sisse ja joogid ka patistis. Ühesõnaga, need on meie matšalattad. Esiteks olgu öeldud, et mammu tellis meile koju sõiduks mingi mitmekohalise 1, 2, 3, 10-kohalise bussi, et hotelli meid viia. Ja teiseks ma näitan teile kohe lahedat asja, mis siin on. Siuke
aga baar on siin, mida teile? Keegi Botardit, keegi Smirnovi. Ma ei tea, siin on keegi rääkis mingi värske mahlaga. Siin on siis meie bussijuht. Vaadake seda käigukongi. Mis asi see on? Passu ääres väike chill viimase päeva puhul siin Kohtsa muil. Ja vaadake palun seda. Tere kena päeva. Okei. Täna on 13. jaanuar ja kell on 6:15 õhtul. Ja me teeme nüüd sellest reisikesest kokkuvõtte, sellepärast et homme... Need hääled on väga kummalised. Me lendame täna õhtul siis Kohtsa muilt Bangkoki. Ja homme hommikul sama marsruudiga, nagu me tulime Bangkok. Sama marsruudiga, nagu me tulime, me läheme siis Bangkok, Helsingi, Tallinn. Ma rääkisin teile, et laupäeval tuleb meil ülilahe päev, et me läheme jetski tuurile. Ja seda tuuri ei tulnud mitte kunagi, sellepärast et ülihalb ilm oli, mega suured lained olid. Ja siis nad andsid nagu võimaluse valida, et kas seal oli mingi 10 inimest umbes, et andsid võimaluse valida, et kes ja kas on nõus nagu võtma selle riski ja minema, siis et paljud inimesed hakkavad kartma ja bla 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 ja siis lõpuks kõik need inimesed, kes seal olid, kõik need 10, mitte ükski nendest ei läinud. Enamus võttis refundi ja siis meie ja siis veel 2 inimest, paar otsustasid, et nad lükkavad selle tänase peale, ehk siis me pidime täna minema sinna jetski tuurile. Ja hommikul, kui me ärkasime, siis me läksime hommikusöögi kohta ja endiselt oli mega suured lained. Ehk siis me mõtlesime, et tõenäoliselt me ei saa seda ise väga nautida, sest meil oleks olnud esimest korda ise sõita. Või me mõtlesime, et mammu sõidab ja mina Ma ei ole kunagi sõitnud. Olen tema embuses ja ta ei ole kunagi sõitnud. Nii et ühesõnaga me cancel'sime selle ja loodame, et saame raha tagasi, aga me vist ei tea või. Aga muidu see tundus ülilahe asi, ma panen siia screenshoti, see hõlmas mingi snorkeldamist, sa lähed mingi tuuriga, sõidad kuskile teisele saarele, siis siin on see, lähedal on see mingi Põrsaste saar. Ja siis sinna lähed ja siis käid seal ujumas ja nagu see tundus mega tore asi tegelikult, mida ma väga ootasin ja me tahtsime minna, aga ilm kahjuks ei teinud koostööd. Aga üldiselt ilmaga kokkuvõtvalt on meil megalt vedanud. 2 viimast päeva on olnud tegelikult ülipilves, aga ülejäänud aeg, kogu aeg oli full päike. Me panime kirja siis reisi alguses 10 asja to-do listi, on ju. Ja nüüd vaatame siis üle, kui palju ja kas ja mis õnnestus ja mis ei õnnestunud. By the way, me võtsime hommikul mõlemad ühest oma lemmikust kohvikust, värsked mahlad. Ma võtsin õun, porgand, kurk, passion ja mammu võttis, näita, mis sa võtsid. Mammu võttis, mis sa võtsid siis? Carrot ja passion fruit. Seda hakkame küll täiega... Naljakas koosus on. On, ei ole hea või? Mitte seda, aga siuke teistmoodi. Okei, naljakas koosus. Ühesõnaga seda hakkame igatsema, et nagu igalt poolt saad osta mega odava hinnaga. Üks orav jookseb 10. korda üles alla siin, aga ühesõnaga, et saab osta neid värskeid mahlasid väga hea hinnaga. Mammu tegi must pilti ja videot, kuidas ma filmin. Ühesõnaga, mammu assistent tuleb mulle appi nüüd nende 10 asja ülevaatamisega. Esimene punkt, 11 oli meil lõpuks. Me panime mingid suvalised asjad, mis me reisi alguses siis esimesel saarel Kohlipel mõtlesime, et me tahaks selle reisi jooksul ära teha. Esimene oli, ja ma ütlen kohe, kas me tegime selle ära või mitte. Ujuda päikesetõusuga. Ujuda päikesetõusuga. Nii, ja see on meil check. Tegime ära ja me tegime selle ära Kohlipel ja jah, meil oli kõige parem reisi graafik oligi Kohlipel, märkasime kogu aeg mingi kell 6, me läksime normaalsel ajal magama, meil oli lihtsalt parim.
rutiin ever. Järgmine ma juba tean ise, mis see on ujuda päikeseloojanguga. Sellega oli nii, et esiteks arvasime alguses kogu aeg, et see on nii lebo asi, et seda on nagu lebo igal pool teha, onju. Iga õhtu on ju päikeseloojang ja nagu mis selles rasket on. Ja nüüd me ei teinud seda ära ja siis üleeile õhtul me mõtlesime, et okei, me teeme siis selle ära siin basseinis, aga kuna oli täiesti pilves ilm, siis jah, me olime vees päikeseloojangu ajal. Kas me nägime päikeseloojangut? Ei, lihtsalt üks hetk läks kott pimedaks, nii et nagu pigem nagu vist ei teinud, aga nagu üritasime, at least. Järgmine. Lugeda vähemalt 2 raamatut. See on Mammul 100% Succeed. Mul on ka tegelikult, mul on üks raamat veel, pean lõpetama, aga ma loen täna lennukis arvatavasti ära. Aga Mammu luges ja ta pole täiskasvanu eas lugenud ühtegi raamatut läbi, nii et ma räägin tema eest, aga ta on ise seda öelnud, et see on tema jaoks uue eera algus, et ta leidis siis tee lugemise juurde ja ta lihtsalt luges selle esseraamatu reaalselt läbi mingi 3 päevaga või? 2 päevaga veel hullem. Ühesõnaga ta oli lihtsalt nagu, ta ei pannud tähele, mida ma küsisin, mida ma rääkisin, ta oli lihtsalt nagu ja viimased 2 päeva me oleme ka megalt lugenud, sest ilm ongi mega halb olnud. Eile me istusime kohvikus mingi mitu tundi, täna me istusime siin passu ääres ja lihtsalt lugesime. Ja Mammul poes läbi selle It Starts With Us ja teine on Vaikiv patsient ja mina lugesin läbi Evelin Hugo 7 abikaasat, mis ma just lõpetasin mingi tund aega tagasi ja see oli lihtsalt lõpp oli nii hevi, kogu aeg oli nii hevi, kõik mis ma täna lugesin. Aga ja see on mega pikk raamat, selle lõpetasin, kuigi ma olin seda juba varem alustanud, aga see nii pikk raamat läheb kirja ja teine on mul koolis kohustuslik see Ikigai raamat, mille ma lõpetan arvatavasti täna lennukis. Nii et see lugemise osa oli hästi munna ja relaxing ja ma ei tea, oligi see, et me olime telefonis nii palju vähem selle arvelt, et me lugesime kogu aeg ja vahepeal jagasime mingeid emotsioone ja nüüd me vahetame raamatuid, mina hakkan lugema Vaikiv patsient ja mamma hakkab lugema Evelin Hugo 7 abikaasat. Järgmine punkt, me oleme nüüd 4. juures või? Jah, osta Island Girl outfit. Meie lemmikpunkt. Osta Island Girl outfit. See peaks olema mingi 5 tükki taga. Näed, seda päike hakkab loema ilus roosa sealt. Aga no nüüd nende outfitidega oli nüüd nii, et mina küll ei tulnud siia plaaniga midagi osta, aga ma ostsin väga palju suveriideid. Ja jah, ehk siis see läks mingi 10-kordselt täide see. Oh my god, vaat seda oravat. Tuleb uus midagi. Mingi ülisuur asi. Või noh, mis on kormas? Ühesõnaga me mõlemad. On sul mingi loetelu palju asju ostsid? No ühesõnaga meil on väga palju probleeme kohvrite kokku saamisega. Nagu mul on praegu kohver ja siis 3 kotti veel, aga mul peaks olema kohver ja 1 kott, mis tuleb lennukisse, nii et me peame midagi peab tegema. Aga ei, siukseid üliilusaid suviseid riided oli nii palju ja me ikka teiega läksime sellega kaasa. Davai, edasi. Süüa rotisid. Rotid on siis tai pannkogid. Ja me ei tea täpselt, mis neis erilist on, aga meile tundus, et see taigen on nagu siuke lehttaigna sarnane või midagi. Aga me sõime 2 korda. 1 korra Puketis ja teine kord tellisime siin hotellis endale. Ja ei, no ma ei tea, väga head olid. Heetspa Puketil. Check. Mulle megalt meeldis ja võiks vabalt veel minna. Ja tegelikult tahaks Eestis ka minna, aga see on nii retsilt kallis, et nagu väga ei raatsi. Ma ühesõnaga soovitan minna, kui teil on palju raha üle. Massaaž vähemalt 3 korda. Check! Eile õhtul võtsime veel viimase massaaži. Eile me võtsime massaaži 1,5 tundi ja mõtlesime, et teeme muidu tavaliselt enamasti on tund olnud. Ja mõtlesime, et okei, viimaseks korraks teeme siuke full nautimus 1,5 tundi ja siis see oli kõige halvem massaaž nendest kõikidest, mis mul on olnud. Aga ei, me oleme korralikult massaažitud ja muditud ja see on nagu kõige mõnusam asi minu Tai juures üldse ja Bali juures ja nende kohtade juures, et sa saad nagu mega soodsa hinnaga. Ja no tegelikult oleks veel soodsam. Me valisime nagu väga korralikud kohad, kus me käisime, aga no, kui sa võtad tänavalt mingi koha, sa saad mega odavalt. Iga päev vähemalt 10 000 sammu. Iga päev vähemalt 10 000 sammu, mitmes punkt on? 8. Täna on esiteks 6:30 ja meil on praegu
6200 sammu, nii et ei ole veel täis, aga kuna me lähme lennule veel ja küll saame täis, aga seda me failisime ühel päeval, nii et üldiselt ma ütleks, et õnnestunuks selle pidada, sellepärast et nagu loomupäraselt ma ütleks, et meil ei oleks siin väga palju samme tõenäoliselt tulnud, me pidime, või noh, Koh-Lippel oleks tulnud, Phuketil siin ei oleks kindlalt tulnud, sest me pidime kogu aeg takso tellima, nii et me pidime suht palju nagu teadlikult võtma selle otsuse, okei, me jalutame siia, me jalutame sinna, et oma nagu need liikumised täis saada. Aga põhimõtteliselt võib öelda, et korras. Tutvuda vähemalt ühe võõra seltskonnaga. Pigem fail, sest et ma ei tea, me ei näinud siin väga kedagi, kellega kohtuda tahaks. Nagu okei, meil oli seal Fifi tripil oli üks ülilahe Austraalia perekond, ema, isa ja 3 tütart. Ja nad olid lihtsalt nii toredad, nii armsad. Nagu nemad oleks olnud meie jaoks ainuke potentsiaalne see, kelle kohta meil tõesti oleks huvitanud, mida nad siin teevad, kauaks nad on siia tulnud, kus nad Austraalias elavad, blablabla, mida nad teevad nagu elus või nagu mis on nende amet või mis iganes, nad olid lihtsalt hästi ägeda vibe'iga ja me kahetseme, et me nendega ei suhelnud rohkem. Aga muidu, kui me tänaval vaatasime ringi siukse pilguga, et okei, kellega siis siit suhtlema peaks siis nagu ja kohalikega on see, oli veits kurb, ma ütlesin mammuga, et mulle muidu täiega meeldib, kui näiteks taksojuhid räägivad sulle sõites midagi nagu kohalikku elu või mis iganes kohta on ju, aga siin on see, et nagu nad ei räägi üldse inglise keelt või kui räägivad, siis ma ei saa nende sellest mis ongi? Ma ei saa nende aktsendist reaalselt üldse aru, nii ma olen kogu aeg vaatan, mingi ütlevad ära midagi, ma vaatan mammu otsa, mis ta ütles, nagu ühesõnaga nendega suhtlus ei ole olnud parim. Vähemalt üks suhte väljas, drinking and dancing. Ei läinud ka korda, aga see oli väga teadlik valik. Ma arvan, et reisi alguses ma veel ei teadnud, mis vibe meil selle tripiga on ja me mõtlesime, et me võiksime ju vähemalt, kui me oleme reisil ühe korra kindlalt välja minna, onju. Aga no olgem ausad, meil lihtsalt oli kuidagi, see vibe tuli tripil täiega teine võib-olla, mis me arvasime, see oli nii rahulik ja oligi see, et me loeme niimoodi ninad raamatus raamatuid, me poleks nii väär arvanud, et me tahame vara magama minna ja vara ärgata ja kõik see, et see oli endalegi ootamatu, et see nii tuli, aga kuna meil on mõlemal olnud nagu mega stressirohked ajad enne siia tulekut, siis ma arvan, et see oli täpselt see, mida meil vaja oli, nii et milleks sundida ennast välja minema ja jooma ja pidutsema, kui ma ei taha seda teha ja see on täiesti okei seda teha ja kõik eelnevad reisid ma arvatavasti olen seda teinud, aga lihtsalt see oli siuke teistsugune ja reaalselt sellele mõeldes me oleme joonud selle reisi jooksul 2 kokteili või? Me pole nagu isegi alkoholi üldse tarbinud, mis ei olnud isegi mingi eesmärk, me ei rääkinud sellest kordagi, aga lihtsalt nii sattus. Ja kas on kõik või? Sõita tuk-tukiga. Viimane oli sõita tuk-tukiga, see oli lihtsalt siuke basic turistikas asi ja ma ei olnud varem sõitnud ja see väga ei olnud ju. Nii et sõitsime tuk-tukiga ja that's it, mul on juba 15 minutit lobised, kui palju see veel on. Okei, ühesõnaga, ma loodan, et viitsite seda kuulata ja ma loodan, et teile meeldis see video ja aitäh, et te vaatasite seda videot ja ma loodan, ma saan selle korra külas. Okei, davai, cheers. Tšau. Tšau.